Elas kord väike eesel koos oma emaga. Väike eesel oli väga õnnelik, sest ta sai päevad läbi aasal mängida ja rohelist mahlast rohtu süüa. Kuid väike eesel kasvas ning ühel päeval tuli ta uuele omanikule maha müüa. Sa pead kõvasti tööd tegema, õpetas ema teda. Kuid jäta meelde 3 asja, mida kõik eeslid oskavad teha: hammustada, jalaga lüüa ja kõvasti kisada. Eesel müüdi talunikule, kes elas koos oma perega suures talus. Eeslile meeldis ka tema uus elu. Ta magas soojas tallis elumaja lähedal. Lapsed sõitsid iga päev eesli seljas ringi ning ta oli lausa pereliige, keda lubati ka majja sisse. Vahetevahel viisid lapsed eeslile veel hilisõhtulgi magusaid porgandeid maiustamiseks. Samal ajal kolis nende lähedale kampvargaid, kes otsisid, mida pihta panna. Nad märkasid talu ning otsustasid öösel sinna sisse hiilida ja kõik väärtuslikku ära varastada. Kõige lihtsamini pääses majja läbi talli. Öösel tegi üks varastest talli ukse sisse augu ning pistis sellest käe läbi, et uks lukust lahti teha. Eesel magas parajasti, kuid äkitselt ärgates nägi, kuidas keegi pistis pimedas käe läbi ukseaugu sisse. Eesel arvas, et talle tuuakse porgandeid. Ta lõi oma teravad hambad kätte. Varas ehmus hirmsasti ja põgenes sealt tulisvalu. Sel talunikul on tallis vist mingi kuri valvekoer, ütles varas teistele. Vaadake, kuidas ta mind hammustas. Me peame muud moodi majja pääsema. Järgmisel õhtul üritasid vargad jälle majja sisse saada. Eesel kuulis õues müra ja nägi, kuidas vargad üritasid maja välisust avada. Eesel hakkas kõvasti kisama. Ta tegi nii kõva häält, et vargad kadusid sealt kus seda ja teist. Kahjuks põgenesid nad nii kähku, et kui talunik ja tema naine ükskord voodist välja said, silmasid nad vaid eeslit. Mida sa siin kisad? Küsis talunik. Ajasid meid kõiki üles. Talunik oli eesli peale väga vihane, aga too teadis, et oli pere päästnud. Järgmisel päeval lubati eesel majja, nagu ikka. Samal õhtul pidi toimuma suur pidu ning köök oli head paremaid toitu täis. Eesel oli näljane, kuna lapsed olid unustanud teda eelmisel õhtul sööta. Kui kõik välja läksid, otsustas ta üht kooki pisut maitsta. Eesel muudkui sõi, ühe koogi teise järel. Ta pani nahka ka juurviljad, lihaprae, leiva ja juustu. Kui pere tagasi jõudis, leidsid nad eest tühjad lauad ja segamini köögi. Talunik oli tulivihane. Kao siit, karjus ta eeslile. Täna öösel sa küll soojas tallis ei maga. Marss kuuri. Eesel tundis end tõeliselt süüdi. Kuuri all oli väga külm magada ning see oli puuhalgusid otsast otsani täis, nii et eesel ei saanud seal pikalegi heita. Väike eesel värises külmast ja pistis pea läbi kuuri akna välja. Ta märkas, et sama vargajõuk üritab teise ukse kaudu majja pääseda. Eesel hakkas häält tegema, aga talunik karjus kohe, et ta vait oleks. Ma hammustasin ja kisasin. Nüüd on aeg jalaga lüüa, mõtles eesel. Ta lõi kiiresti kuuri ukse valla. Veel enne, kui vargad jõudsid põgeneda, lõi eesel jalaga suure puuri ta ümber. Halud veeresid kuurist välja otse varastele otsa. Talunik tuli majast välja ja nägi, kelle eesel oli kätte saanud. Aitäh, sa päästsid meid, ütles ta. Tänutäheks tõi talunik eeslile nii palju porgandeid, kui too jaksas ära süüa. Lapsed tassid talli veel pehmeid heinu juurde ja eesel ei pidanud enam kunagi külmas kuuris magama.